Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub uues kohas. Mul on abilisteks siin Martin Kremetski, seal gitarriga ja Madis Kivisil. Tal on 2 head sõpra ja pikalt juba koos muusikat teinud. Madis on siit, kus me praegu oleme. Martin on Oleviste kirikust, aga uurime siis Madiselt. Madis on siis pastor ja kus me siis oleme, Madis? Me oleme Mäe kirikus. Me oleme sellises palvelas, mille 30-ndatel talumehed panid raha kokku ja koos ehitasid. Siis Mähel on kirik. See on baptisti kogudus, ma saan aru siin. Jaa, algusest peale, jah. Ja see näeb väga ilus välja. Mis siin toimub siin kirikus? No, pühapäeviti toimub jumalateenistus, sa vist ei üllata mitte kedagi. Aga on piiblitund ja palvetund, siis on selline raamatutund ja üks eriline asi, mida me oleme võtnud südame asjaks, on abielukursus. Ja et kui keegi siin kandis elab ja tahab panustada oma suhetesse, oma nagu lähisuhetesse, peresuhetesse, siis see on selline hästi hea võimalus, kus ütleme, sa ei ole kuskil AA-grupis, kus kõik nagu pihivad ringis, vaid sul on nagu videoloeng ja siis kõik vestlused on tegelikult sul töövihikuga ja abikaasaga nagu, või siis ka elukaaslasega, sest meil on osalejaid ka, kes ei ole abielus ja see ei ole takistus. Niimoodi privaatselt. Mina olen ühe korra käinud abielu alfal või abielu kursusel, sellisel ma saan, mida te siis korraldate. Yeah. Ja see on nagu kas 6 või 7 korda järjestiku kord nädalas oli selline niimoodi koos õhtusöök. Teil on ka õhtusöögi vormis, et saab või? Jaa, see on nagu romantiline kohting põhimõtteliselt, kus on sisukad teemad, mis nagu ehitavad omavahelist ühendust ja suhet. Ja meie abielul oli see väga abiks. Sul on veel lisaks pere ja lapsed, ja lapsed on koos mänginud. Jaa. Sul on 3 last oli? 4. 4. Ja üks on 2-kuune. Isikene. Nii, väga tore, aitäh jagamast. Ma siin loen natukene ka piiblisõna alguseks ja siis laulame ka. Loen efeslastele piiblis siis efeslaste kirjast 4. peatükist, sealt lõpust. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Jumala sõna siis kutsub meid pöörduma ära kibedusest, vihast, halbadest sõnadest, mis lõhuvad meie suhteid, aga kutsub just meid olema lahked, halastajad, andestajad. Jumal armastab meid kõiki ja kui me ise kogeme Jumala armastust ja Jumala andestust, Jumal tahab meiega suhet korda saada ja kui me pöördume Jumala poole, et temaga suhet korda saada ja kui me saame selle suhte korda, siis meil on palju lihtsam ise pöörduda ära kurjusest, kibedusest ja palju lihtsam ka andeks anda ja alastada ja olla lahked. Nii, aga siit edasi läheme ja laulame 2 laulu. Pean Jehova enda silma ees, mu paremal pool on ta ei kõigumaa. Seepärast mu süda rõõmutseb, mu hing ilutseb, ma võin julgelt elada. Sa annab mul teada elutee, rohkesti rõõmu on sul palgeis. Meeldivaid asju sul paremas käes, anna akiseks mu looja hea. Kaitse
mul teada elutee, rohkesti rõõmu on su palges. Meeldivaid asju su paremas käes on alaliseks mu looja. Kaitse mind! Ei ole head mul ilma sinuta, Jeesus. Ei ole head mul ilma sinuta. Sügavam kui merepõhi, kõrgem veel kui linnutee, laiem silma piirist veelgi, sinu armastus on see. Kaugem olen sirutub see nendeni, kes hüljatud halastavad pikka meelt see on sinu armastus. Ja su armastus
ja su armastus jääb, su kaob kõik muu. Ja su armastus jääb ja su ustavus. Ja su armastus jääb, et peidan sellesse ja keegi ei saa mind kätte sellesse. Ja su armastus jääb ja su kaob kõik muu. Ja su armastus jääb ja su ustavus. Ja su armastus jääb, et peidan sellesse ja keegi ei saa mind kätte sellesse. Ja keegi ei saa mind kätte sellesse. Ja keegi ei saa mind kätte sellesse. Madis on muusikaga kokku puutunud juba lapsepõlvest saati, ta on 10-lapsesest perest, ka Tapalt. Tapal üles kasvanud samas kirikus, mis on ka üles kasvanud, kus mina siis praegu Tapal käin. Ja kõik lapsed, ma saan, et seal mängisid pilli, ma saan, et sinu peres kõik lapsed mängisid pilli, ema, isa ka. Ja muusikakooli pidi ikka minema, jah. Sellest ei pääsenud. Jah. Ja Martin, kes kitarri mängis, tema naine ka on musikaalne, mängib kahhooni ja siis veel mingit pilde, aga Madisel endal ka naine. Martin mängib lisaks veel viiulit, kloofpill, kitarri, basskitarri, mida iganes. Ja Madise enda naine on ka laulja, väga hea laulja. Ja kitarriõpetaja. Ja neil on bänd, mis bänd see on? Meil ongi Mirjam Kivisid, et kui Spotify'st üles otsida, siis üht-teist leiab. Jah, meie oma autos aeg-ajalt kuuleme neid plaate, mida siis sinu abikaasa laulab. Nii, aga siit edasi Madis jagab täna siis meile Jumala sõna, jääme kuulama. Ja ma tänan selle võimaluse eest, selle eesõiguse eest Priidut ja teid, et te olete kohale tulnud. Ma loodan, et on sinna nagu enam-vähem hästi kuulda. Aga nii nagu Priidu kirjutas teile kirjas Piiblis Luuka evangeeliumis, seletab Jeesus inimestele Jumala riigi olemust ja kasutab selleks mõistujutte. See on erinevad jutud kadunud lambast, üks 100 hulgast, kellele karjane läheb järele ja siis üks raha, mis kaob ära. Aga siis on üks üpris kummaline lugu, millel on selline konks sees. See on lugu kadunud pojast. See on lugu isast ja tema 2 pojast, kus noorem poeg nõudis oma osa pärandusest kätte juba kohe, juba isa eluajal ja saanud selle kätte, pakkis oma asjad kokku, läks kaugele maale ja Piibel ütleb, et Jeesus räägib, et ta elas ohjeldamatult ja ta kulutas selle kõik ära ja kui raha sai otsa ja lisaks tuli veel näljahäda, kui me öelda majandussurutis, siis ta pidi minema väga ebameeldivale tööle, sigu hoidma, aga tal oli toidustigi nii suur puudus, et ta proovis isegi sigade toitu süüa. Ja aja möödudes ta mõistis oma eksimust ja otsustas minna tagasi isa juurde. Ja otsustas öelda, et isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Aga kui ta alles kaugelt tuli, siis isa nägi teda
jooksis talle vastu, kallistas teda ja rõõmustas. Isa käskis tuua talle kõige ilusama kuue, sõrmuse ja korraldada suure peo, sest kadunud poeg oli tagasi tulnud. Kui vanem vend seda kuulis, siis ta vihastas selle peale, sest tema oli ju kogu see aeg olnud kodus ja oli ustavalt teeninud isa. Aga isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Aga nüüd peame rõõmustama, sest su vend oli kadunud ja on jälle leitud ja ma olen saanud ta tagasi täie elu ja tervise juures. Ja see ei ole selline suvaline muinasjutt, vaid see on, mulle tundub, Jeesuse poolt väga hoolikalt valitud kujund. Nimelt, 1. sajandi Lähis-Ida või ka juudi ühiskonnas oli kombeks, et vanim poeg pärib teistest 2 korda suurema pärandi osa. Ja see tähendab, et see raha ka ei jagatud võrdselt ära. See jagati niimoodi, et ta sai selle 3. Aga sellest vanemast pojast sai hiljem suguvõsa patriarh ja lunastaja. See tähendab seda, et kui keegi tema vendadest ja õdedest sattus võlgadesse või õnnetusse, kaotas oma vara või pidi iseennast müüma võlgade katteks orjusesse, siis sellel lunastajal oli kohustus osta ta välja, taastada perekonna au ja vara ja taastada oma venna positsioon pärija ja ka ühiskonna liikmena. Ja seda konkreetset ideed kannab ka sõna lunastaja piiblis üldse. Kõrvalt vaadates võib tunduda, et 2-kordne pärandus on kuidagi ebaõiglane, eriti kui sina saad 2 korda vähem. Aga varandusel on mõte ja eesmärk ja see ühiskond toob selle nii selgelt välja. See on hoida inimesi ja kaitsta perekonda. Ja pealegi võib tegelikult juhtuda, et vendi on ju veel, mitte kokku ainult 2. Ja mis siis, kui veel mõnel läheb elus väga halvasti? Ole siis see patriarh, ole siis see lunastaja. Jeesuse tähendamissõnades iseloomustavad tegelaskujud sageli osad siis Jumalat, osad Jeesust ennast, osad inimesi. Ühte sorti inimesi, teist sorti inimesi ja nii edasi. Selles loos on lihtne ära arvata, et Jumal on isa ja et igaüks meist võib olla kadunud poeg. Me oleme pärinud elu ja võime elada, toime tulla. Me oleme pärinud mingid ressursid. Me oleme pärinud perekonna ja lähisuhted. Aga ühel või teisel viisil me oleme seda meie kätte usaldatud vara kasutanud kas siis iseenda või mingi kõrvalise eesmärgi nimel. Niimoodi, et me jätame kõrvale selle Jumalast antud mõtte ja eesmärgi. Ja ühel või teisel viisil me avastame ka ennast mingisugustest pankrottidest. Näiteks, kui meil puudub lähedus abikaasaga ja me ei tea, kuidas seda tagasi võita. Et mul ei ole ka nagu algkapitali enam millest alustada. Või meie lapsed ei taha meid kuulata. Kuigi meil on justkui rohkem elukogemust, siis me oleme kaotanud nagu selle suhte ja tõsiselt võetavuse nende jaoks. Ja võib-olla lähebki väga palju aega, enne kui nad nagu tulevad selle peale. Meie kapital võib otsa saada väga paljudel viisidel ja üks neist on valusam kui teine. Meile võib tunduda, et mingis valdkonnas võib meid isegi maha kanda. Et minust saab asja küll selles asjas, näiteks tööalaselt või karjäärialaselt, aga ma ei suuda hoida ühte peret koos. Muidugi võib ka juhtuda, et me kanname maha kedagi teist. Sest olgem ausad, see, millega noorem poeg hakkama sai, see on selge sigadus. Ja seda ei saa mitte millegagi õigustada. Ja siis, kui me hakkame vaatama, et kuidas isa käitub, siis ta on justkui aru kaotanud. Ta mitte ainult ei korralda pidu,
ja ei anna talle selga kõige paremaid riideid, vaid ta annab talle sõrmega sõrmuse. Ja me ei märka seda kohe, aga kui veidi mõelda, siis enne digiallkirju ja enne tavalisi allkirju signeeriti tehingud ja juriidilised dokumendid perekonna pitseriga, mis oli sageli sõrmuse peal. See on väga vana komme. Aga nüüd anda sellisele inimesele tagasi pärimisõigus ja allkirja õigus selle perekonna majapidamises, see tundub mõistuse vastane. Aga siin tuleb esile midagi väga olulist Jumala olemusest. Ma arvan, üks põhjusi, miks Jeesus selle loo üldse räägib. Nimelt, Jumal on igavene olend ja tal puudub põhimõtteliselt huvi ajutiste suhete vastu. Sest kui need on halvad, siis on parem, kui neid polekski. Aga kui need on head, siis lõpmatuse kõrval, kui tahes pikk eluiga või kui tahes pikk nagu ühine teekond on kaduv väike. Kui keegi on sinu poeg või sinu laps, siis ükskõik, kas ta valmistab sulle uhkust või meelehärmi praegu, sa ikkagi soovid kogu hingest, et sa võiksid ükskord jätta talle ja usaldada tema kätte pärandit. Jumal ei vaata sind mitte kunagi ainult praeguseks kujunenud olukorra kontekstis. Ta näeb sinus perspektiivi ja potentsiaali. Ta keeldub meid maha kandmast ja ta ei keela meile ka oma pärandit. Aga nüüd siis viimane tükk sellest puslest. Kes on selle pildi peal see vanem poeg? See tulevane lunastaja. See, kelle kahekordne pärandi osa on ikka veel alles. Kõik, mis kuulub isale, kuulub ka talle. Kes on see, kes tulevikus oleks pidanud siis minema tegelikult oma venda üles otsima ja enda kulu lunastama, kui ta ise poleks tagasi tulnud? Ja see vanem vend on tegelikult Jeesus. Tema on Jumala ainusündinud poeg. Tema on universumi otsene pärija. Tema võttis vastutuse. Ta mõistis, milleks varandus on üldse olemas, olgu see maine või taevane. Tema tuli meid otsima ja lunastama sellel ajal, kui meie siin maailmas nuputasime, kuidas ülejäänud varandus ka enda kätte haarata. Jeesus ammendas oma ressursid kuni surmani, et jagada meiega, et jagada sinuga ka ülejäänud pärandus. Et osta sind välja sinu tupikteedest ja pankrottidest ja anda sulle igavene elu ja mõte elada igavesti. Ja avada sulle Jumala tundmise kaudu ressurss ja kapital, mis pole mitte ainult igavene, vaid ka tegelikult ammendamatu. Ja kui me selle osaliseks oleme saanud, siis on meil endal võimalik saada nagu selleks vanemaks vennaks, aga Jeesuse moodi, saada Jeesuse sarnaseks oma lähedastele kodus ja sama hästi ka ligimesele tänaval. Kui meie identiteet on paigas, kui meil on sõrmus sõrmes ja kui me saame aru, et kõik, mis on minu, on ka sinu, siis ma ei pea enam olema selline kitsarinnaline kitsipung, nagu see vanem vend, nagu see õnnetu pankroti haldur, kelle sarnaseks me ise kalkuleerides muutume. Mõistmata seejuures, et see pärand on igavene ja see pärand on tegelikult pere ja perekonda kuulumine, Jumala perekonda. Me ütleme, kristlastena nimetame üksteist õdedeks ja vendadeks. Ja siin tuleb väga hästi välja, miks me seda teeme. Nii et mis tahes tupikus või pankrotis, meiega täna ei ole, siis Jumal mitte iialgi ei kavatse meie pärandit meilt ära võtta, vaid seda kindlustada. Amen. Amen. Aitäh, Madis, selle sügava ja armastussõnumi eest. Palun, nüüd laulame veel ühe laulu. Siis on meil võimalik paluda üheskoos.
Mil ma hüüdsin sind, sa minu hüüdu kuulsid. Torust läbi kõndides kiitus minu huuli. Teed rõõmu minu südamel ja püha rahu hingele. Nii on hea ju selgeldasel teel. Sest minu õnn on see, et olen oma Jumalale lähedal. Sest minu õnn on see, kui olen oma Jumalale ligi. Iga päev, iga öö, sinuga koos tahan ma viibida. Seepärast tahan kiidelda su nimel tuua austust. Mind miski muu ei meelita, su kõrval tahan kõndida. Sellest rõõmu minu südame ja püha rahu hingele. Ei leia kuskilt mujalt maailma. Sinu kätes end usaldab. laul Minu õnn. Ja õnn on see, kui oleme Jumala ligi, nagu see laul ütles. Aga nüüd saame paluda ühiselt meise palve ja jääme palvesse. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Need on ka õnnistussõnad. Ma unustasin paluda, kas sa paluksid õnnistussõnad? Jaa. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.